Hello, good afternoon. Niimoodi harjutab vastuvõtu administraator Liisa Meidla Euroopa noorte kutsemeisterlikkuse võistluseks Euroskills. Juhendaja Kristi Leinu käe all. Harjutada on palju. Mis tuleb olla siis peaaegu kõigeks, alustades väga lihtsatest võib-olla situatsioonidest, tavaline sisse-välja registreerimine kuni reaalselt selleni välja, et võib tulla relvastatud rööv, pommi ähvardus, purjus kliendid, absoluutselt milleks iganes. Võistlus toimub septembri lõpus Budapestis. Kõige suurem väljakutse on minu jaoks kindlasti tegeleda samal ajal nii programmiga, mida ma tunnen heal juhul võib-olla paar kuud ja samal hetkel peaksin ma ikkagi suurem osa tähelepanu pöörama külalisega, kellega ma siis antud hetkel tegelen. Ja vastupidi, mis on sinu tugevus seal võistlusel? Minu tugevus on võib-olla mina ise, ehk siis naeratus, külalislahkus, abivalmidus, ehk siis kõik muu on lihtsalt õpitav. Sinna lähedale jääb siis Budakessel. Võistlus on nagu päris, ehk vastuvõtutöötaja peab ka teadma linna vaatamisväärsusi ning oskama hotelli kohta vastata kõikvõimalikele küsimustele, kuigi reaalselt hotelli ju ei eksisteeri. Kui palju seal saab käigu pealt leiutada ja kui palju on siis selline mäluharjutus, et mis manuaalis on ette öeldud, mis värvi padjad on ja nii edasi? No patjade värvi pole, aga see on küll täiesti paberi peal 20 leheküljeline selline manuaal, mitu tuba, mis toad, mis hinnad ja nii edasi, aga päris selleni, et lift on paremal või lift on vasakul, et selle võib välja mõelda, aga see on tõesti selline väga piiratud, mida välja ise võib mõelda. Oled siis Budapestis käinud, tead, mis seal sind ees ootab? Pole õrna aimugi, ma loodan, et esimese päeval, kui me sinna lõpuks jõuame, jääks mul aega vähemalt sellega natuke tutvuda, et ma päris kaardi peal huupi ei paneks. Varem ei ole Eesti sel erialal Euroopa ega maailmameistrivõistlustel osalenud. No läks nii, et meil on Eestis hotellindus ja turism väga arenenud, meie külaliste arv aina kasvab ja sellega areneb ka meie hotelliturg, nii et ma arvan, et oli õige hetk, et Eesti võiks olla ka esindatud Euroskillsil selles valdkonnas. Ja miks just see võistleja, mis tema tugevus võrreldes kõikide teiste kandidaatidega on? No esiteks ta võitis noore meistri ja see on väga suur eelis, et saada siis Euroskillsile, aga Liisa on väga rahulik, ta naeratab ja ma arvan, et Liisa on väga hea klienditeenindaja. Mulle meeldib väga inimestega suhelda, isegi kui ma võib-olla paistan selline ja tagasihoidlik, siis mul on alati rõõm, kui keegi pöördub minu poole ja ma saan teda siis aidata. Kokku saadab Haridusministeerium ja sihtasutus Innove Euroskillsile 14 Eesti noort 11 erialal.